tere taas kõik kanali jälgijad. Taaskord on siis olnud sisu loomises selline natukene pikem paus, aga täna siis üritame uuesti ree peale saada. Et olen siis ühe väga looduskauni järve ääres, mille siis mulle üks tuttav kanali jälgija ette söötis, et vaatame siis, mis siin täna juhtuma hakkab, et plaanis on siis haugipüük, et ahvenasjad on ka kaasas, vaatame. Äkki õnnestub mõni triibuline ka siit leida. Kajak on juba mineku valmis ning ega rohkem väga pikka juttu ei teegi. Pakime asjad lahti, paneme landid otsa ja hakkame piitsutama. Ja täna siis läheb püügiks edi slaideritega, et olen ma siis värvivalikut omal kõvasti täiendanud, et eelmisel hooajal näiteks oli väga hea värv oli see, mis tõi just Rannikumerest, tõi ka väga palju kala. Siis proovime kindlasti seda kiirabi. Siis siin on edil veel igasuguseid huvitavaid mudeleid ja seda väiksemat slaiderit ma ei olegi proovinud, et sellele anname ka kindlasti täna võimaluse. Ja kui te soovite ka edilante osta, siis võtke Eduard Terasega ühendust Facebookis või siis kui tahate laiemat valikut korraga näha, siis minge augustikuus toimuvale Auka-laadale ja seal on tal suur stend väljas, näitab teile basseinis lantide mängu ja räägib natukene kalajuttu ka, et tegu on kindlasti väga hästi töötavate lantidega. Nüüd ainuke variant on see, et kui peaks olema see, et hakkab palju kinni jääma, siis tuleb kõhualused konksud ära võtta. Aga no näete, kohe esimene vise ja tuleb aug. Aga no midagi väga erilist suurt ta ei ole. Aga energiline on ta küll. Täna võtan siis paar augi kaasa ka, aga kindlasti mitte palju. Et on mul siit homme kohe ühte teise kohta edasi sõit ja plaanis uus püük, nii et ei hakka täna väga hullu panema selle augiga. Aga selline ilus, ma arvan, üks kilone kala äkki natuke peale ja lant on täitsa neelus. Nii, aga otsime need tangid ja võtame selle landi ilusti suust välja. Ja lõi jälle otsa ennast siia ilusti. Lasin ankru lahti. Et siin selle muru vaiva peal on suhteliselt keeruline selle mootoriga ka liigelda. Aga aigu lõbus on. Eriti kui nüüd ei ole pikka aega kalale saanud, siis on nagu eriti lust. Vesi on soe juba siin ja kalad on väga energilised ka. Hakkab siin küünlaid loopima juba. Aga kõik on sellised suhteliselt ühte mõõtu, no see on natukene suurem kui see esimene. See on juba selline paarikilone kala. Vaata, et see nüüd nende konksudega mulle vastu paati hüppa. Selline ilus üle kilo limakoll. Aga tundub, et siin augid hakkavad alles vist ärkama. Kuulen, siin hüppavad praegu igal pool, nii et anname ridvale valu. Nii, nüüd ma olen vist jõudnud jälle sellise lagedama koha peal. Paneme ankru korraks sisse. Oma roiskus nüüd pani põhimõtteliselt kukkumise pealt kohe. Hüppas selle landi peale kohe. Väga energiline ole. Tule. Kas sinu võtame äkki söögiks siis? Ei tea, kas ma võtan täna 2 või 3 tükki, võtan ära või? Ei, sa oled liiga pisike. Võtaks natukene suurema, et mõõdukala ta küll on, aga no küll sa võid tantsida. Nii, tangid jälle. Taha üldse suud lahti teha. Nii, ja läheb tagasi. Napsti. Jah, see värv on täna väga hästi töötanud.
et eelmine aasta ma jäin sellest siis ilma, püüdsin ma Saaremaal Triigi sadamas, püüdsin haugi ja siis läks kala püüdmise tempo läks nii kiireks, et seal kogu aeg olid haugidel tangid olid suus ja siis ma pajutasin kogemata lõksu lahti, viskasin, tegin 3 tõmmet ja lant oli läinud. Aga nüüd ma siis kasutan sellist lõksu siukse, kuidas ma ütlen, spiraaliga, et keerad selle landi siia otsa, et palju mugavam ja kindlam ka. Kui peaks jälle tempot tegema hakkama, siis ei tule see lõks lahti sealt. Ossa raiskus nüüd oli jõhker, aga millegipärast ei võtnud ära. Et huvi tundis küll, aga korra keeras, aga ei löönud ära, vaatame. Ehk ei lasknud jalga sealt. Oma ja nüüd jäi külge, aga see oli mingi teine kala, see võttis tagant poolt. Et siin ees see tundus nagu suurem pööre olevat, aga see on kutsikas, jah? Ossa raisk. Nii. Sina oled kutsikas, tule viia nüüd. Ja läheb tagasi. Nii, mul on täna tegelikult kala loendur kaasas, et see vist oli juba 5. haug. Et siit paneme numbrid kirja, muidu läheb päeva lõpus siin see lugemine sassi. Proovin siis vahelduseks Berkley Nessit, mis on siis soft glide bait, väga hästi töötav lant. Et siia madalasse veete sobib ta väga hästi, et oli mul just hetk tagasi selle peale siin üks väga tugev kontakt, aga ei jäänud külge, et selle landi võib öelda miinus on see, et tal on kõhu all siis ainult üks 3-haruline konks ja tihti sa lihtsalt ei haagi kala ära. Aga muidu see peibutab siin kala väga hästi, et oma ja nüüd jäi külge. Vaamrilöögiga pani ennast siia otsa. See on vist vähe priskem kala ka. Vaatame kohe. Ja nii. Ja see on tänase päeva suurim kala. Vaatame kohe. Tule siia. Pidan vist kahva võtma sellele. Pritsib mu nii märjaksin, et ei tule siia. Napsti. Noh, see on selline 2 kilo pluss kala. Väga ilus. Aga jah, näete see üks kolmik, mis tal siin kõhu all on. See käib tal ilusti siia küll kinni. Aga jah, tihti toimuvad sellised tühjad võtud ja kala ei jää otsa, eriti just need suuremad. No siin tara ei söö, lähed tagasi. Vaatame, võtame hiljem mingi natukese väiksema. Sellised 1,5 kilosed, ütleme 2 tükki. Ja siis vajutame selle konksu jõusti kinni tagasi. Ops. Et jah, siis kalavõtu hetkel siis tuleb siit lahti. Aga tihti on möödarabamised, et landil on silmad peast juba läinud. Aga muidu on väga hästi töötav asi. Nii, nüüd seal selle väikene rohu saar, mis seal on, selle servas oli enne jube kargamine käis. Katsuks sinna kuidagi sättida, kuigi siin läheb nüüd jälle väga madalaks. Ahah, siin ees on ka üks hea augu koht. Kohe proovime. Nii. Ai, ma nägin siit, keegi juba läks. Vaatame kohe. Siin ei ole väga tuult ka, nii et siin peaks väga hästi näha olema, kui keegi sealt stardib ja tulebki ja võttis ära. Kurat, läks minema. Ai, raisk. Ai, selline püük on põnev. Adrenaliin on kogu aeg laes, aga no see kala haiget ei saanud. Ta tõenäoliselt tuleb veel.
Vabandust, nüüd pani lennu pealt, hüppas külge siia. Ossa raisk. Väga äge. Jõhker. Noh. Ossa kuri vaim, kas teeb sõitu, No ma arvan, et sina siis oled täna esimene söögikala. Sina lähed siia külmakasti. Jah, meil on ilmad juba nii soojad, et külmakast peaks kindlasti kaasas olema. No nii, võtame sind siis kahvaga, siis on rahu maa peal. Nii, lasime siis kalal ilusti vere välja. Augi puhul on see ka jälle väga tähtis, et kui sa tahad augi pärast näiteks fileerida ja sa ei ole verd enne välja lasknud, siis on see seal asi, seal lõikelaua peal on see asi väga kole. Aug ajab kuidagi nagu eriti seda verd välja, aga kui vere korralikult lased välja joosta, siis on teda väga mõnus pärast töödelda. Nii, ja läheb siia külmakasti, siis kilekott on ka siin ilusti sees, 1,5 liitrine värska pudel, mis on enne sügavkülmas ära jäätatud nii-öelda. Ja see hoiab siis kala ilusti värskena. Et jah, kala tuleks siis võimalikult kiiresti alati maha jahutada. Et vahet ei ole siis, kas väljas on 10 kraadi sooja või on 25 kraadi. Aga mida soojem ilm, seda tähtsam see on, et külmakast olemas on. Siin on väga hästi näha, kuidas kajaki ees need suured kogred ja säinad siin põgenevad. No nii. Nüüd võiks juba nagu augipüügiplatsi moodi olla, kus on raksku suured need säinad siin on. Mõni on üle kilo kindlasti siin. Väga äge. See võtu moment paraku peale ei jäänud. Panin siis otsa ühe Stormi legendaarse landi, mis toimib siis väga hästi meie madalas rannikumeres ja ka madalates järvedes. Et kui seda Berkli lanti on raske hankida, siis seda Stormi lanti on võimatu hankida, et see tootmine lõpetati juba 10 aastat tagasi. Tule siia. Oma! No heakene küll, vist tahate kahva minna, et siin on kaladel energiat nii palju, et hirmus kohe. Aga sinu sööme ka siis ära, kui sa nii energiline juba oled. Tule siia, näitan siis teile pärast seda lanti ka. Et nagu lubatud sai, siis näitan teile ka lanti. Et kes iganes siis lantide valmistamisega tegeleb, siis soovitan soojalt. Siin oleks üks selline mudel, mida keegi võiks teha ja Eesti tingimustes siis te saaksite kas just ratsarikkaks, aga see lant tõesti töötab väga hästi. Et on siin selline tugev kõrin ka sees ja väga hea mänguga ja just hästi madalast püügiks. Et toimib väga hästi. Et kindlasti saaks selle landi veel ahvatlevamaks muuta, on mul neid hõbedasi siis 2 tükki, et ma arvan, ühele peaks panema need UV-konksud alla. Üks kuldne on mul ka. Väikse paistamise ilmaga võib-olla tegelikult peakski selle kuldse siia otsa lööma. Proovime seda ka. Et need landid on mul esimest korda täna siis vees katsetamiseks. Aga noh, ma tean selle landi kohta varasemalt legende, kui hästi see just nimelt näiteks Saaremaal töötab. Et siis ma lihtsalt pidin need endale hankima. Mul kunagi üks Fire Tigeri värvides isegi oli, aga siis ma ei teadnud sellest landist midagi. Ja siis ma mingi hetk jälle, mul on selline komme, et ma ostan hästi palju lante kogu aeg ja siis ma mingit müün kogu aeg eest ära. Et neid kokku kuhjata või noh, õigemini mul on neid juba kokku kuhjatud. Et siis müüsin ma kogemata selle maha. Et noh, nüüd takkajärgi mõeldes ei oleks pidanud. Sellele kuldsele ka siis püügiaega. Ma arvan, et see võib isegi siin natuke paremini toimida kui see hõbedane.
ai kui hea mänguga lant on. Ja aeglaselt uppuv, et sellega ongi külmas vees ka näiteks on väga hea pausi teha. Ja siis auk selle pausi ajal just lööb. Oba! Ja kohe esimese viskega. No nii. Et enne kui ma seda hõbedast sealt läbi kerisin, siis seda ei tahetud. Tule. Väga ilus. No nii. Aga kõik on siuksed ühte mõõtu. Noh, teed ühe sööstu veel või vaatad mind natuke ja siis hakkad kargama siin, on ju. Tean küll teid, juba hoogu. Viitsiks selle kahvaga neid väga võtta, siis on tükk tegemist, et sealt neid kätte saada ja tahaks tal kurjast kinni võtta ja no hüppa ühe korra veel siis. Aga no sa väsid kohe ära. Mine piirarse. Nii, ops. Noh, see on ka selline natukene ikkagi priskem. Siukene 2 tuuris kala. Ühe võiks moe pärast ära ka kaaluda. Oma roiskus nüüd pani paugu ära. Et võib-olla jälle natukene sellest keskmisest mõõdust jälle suurem võib-olla on selline paarikilone kala, aga ma ootaks ikkagi midagi vingemat. Ja kuigi tänase püügipäeva eesmärk ei olnudki nüüd tulla siia mingeid rekordeid jahtima, vaid et üle pika aja jälle natukene rõõmu tunda kalapüügist. Ja no seda on siin küll kuhjaga, nii et väga äge. Jah, ilus kala. Ilus kala. Ja võtame siin kahvaga ära. Lähed siin puhta segasega. Tule siia. Oba! Nii, purgis. Jah, see on ka tänase päeva üks suurimaid, siuke 2,2-2,3 kilomarun. Nii, ja laseme selle ilusti tagasi. Vist jah, täna rohkem ei võta. Nendest 2 on küll. Selline see püük täna siin madalal järvel siis oli. Et lõunatund on käes ja kala on suhteliselt passiivne ning ennast ajab ka tühi kõht kaldale. Loodame, et siis järgmise videoga nii pikka pausi sisse ei tule ja ehk näeme järgmisel korral juba ahvena püügil. Tellige mu YouTube'i kanal ning näeme juba järgmises videos. Tšau!